Mis on stress influence tendency? See on inimpsühholoogiline kalduvus otsustada ekstreemsemalt siis, kui on tõusnud adrenaliini ning stressi tase. Vaadake, mõõdukas adrenaliini taseme tõus parandab inimese otsustamise kvaliteeti, sellepärast see muudab inimese rohkem fokusseerituks. Kuid kui stressi ja adrenaliini tase tõuseb kontrollimatult, siis see võib viia inimese otsustamisprotsessi irratsionaalsuseni ja läbimõtlematuseni. Toome näite, siis on kergem seda mõista. Oletame, et meil on inimene Peeter, kes sõidab maantee peal autoga. Järsku hüppab auto ette kits ja autojuhi või siis Peetri adrenaliini ja stressi tase tõuseb kontrollimatult ja ta teeb järsu liigutuse, keerab vastu puud. Pärast seda, kui Peeter paraneb, ütleb ta selle olukorra kohta niimoodi. Tegelikult mul oli mitmeid võimalusi vältida nii puud kui ka auto ette hüpanud looma, kuid minu otsustusprotsess too hetk ei olnud kõige täpsem, ei olnud kõige terasem. Ja siin selle konkreetse näite puhul me näeme seda, kuidas otsustusprotsess on mõjutatud järsku tõusnud stressi ja adrenaliini taseme tõttu. Veel kord, mõõdukas adrenaliini taseme tõus parandab otsustamise kvaliteeti ja mul on küsimus sulle. Kas sina oma reklaamikampaaniates arvestad sellega, et inimeste otsustamisprotsess muutub, kui nad on mõõduka adrenaliini ja stressi taseme tõusu juures või kui nad otsustavad ekstreemselt siis, kui adrenaliini või stressi tase tõuseb tunduvalt. Kas sina arvestad oma turunduskampaaniates seda, et inimestel on inimpsühholoogilised kalduvused? See, millest me räägime siin videos, on 1/25, kuid neid on veel ja veel. Kui sina ei arvesta oma turunduskampaaniates erinevate inimpsühholoogiliste kalduvustega, siis kutsun sind personaalsele konsultatsioonile, online konsultatsioonile, kus me saame üle vaadata sinu reklaamikampaaniad ja saame üle vaadata selle, kuidas sinu äri saaks kõige paremini kasutada oma turunduses inimpsühholoogilisi kalduvusi. Kirjuta mulle personaalne sõnum ja räägime edasi. Tšau!